hommikust kõigile minu poolt ja väga hea meel taas kord siin samas olla, kus ma ka eelmine aasta teile rääkisin sarnasel teemal. Aga rõõm on tõdeda, et vahepeal on toimunud arengud ja nagu Joosep siin juba ka rääkis, et Eesti on väga kenasti selle leppe rakendamisel edasi liikunud. Aga minu plaan oli siis rääkida natuke üldisemalt, tegelikult natuke ümberpööratud järjekorras me siin oleme, et me lähme nüüd siis üksikult üldisele, et ma annan sellise väga üldise vaate, et miks me seda üldse teeme ja kuidas see pilt Euroopa üleselt paistab. Ma saan aru, et ma saan sellega liigutada vist edasi. Et esiteks mul oli pandud siia teile mõned pildid, et milline see surve üldse on siis selline Euroopa vaade, et siin on nüüd siis 1000 elaniku kohta nii esmakordsed asüülitaotlused kui siis ka ajutine kaitse, et seetõttu siin Eesti paistab suhteliselt suure survel, kuna on 1000 elaniku kohta, meil teadupärast ei ole väga palju elanikke, et siis tegelikult nii asüülitaotlustes kui loomulikult siis ajutise kaitse osas, seda me teame väga hästi, on see surve just eelkõige siis idapiiri riikidele. Need andmed on küll juba natuke vanad, 23-24 vastavalt, aga mingisuguse pildi nad ikkagi annavad, et millised on siis need riigid, kus see surve on suurem. Ja võib-olla siis lisaks siia ka selline vaade, et kus need asüülitaotlejad meil tulevad, see on teised liikumised siis Euroopa Liidu sees, et me näeme siis, et põhiline liikumine toimub Kreekast Saksamaale, siin on siis sellised teekonnad, kus on vähemalt 4000 ja rohkem liikumist. Et Kreekast siis Saksamaale, aga ka Kreekast mujale, näiteks Holland, Belgia samuti on sihtriigid. Ja tegelikult, mis on ka väga oluline info siit, et tegelikult see surve on natukene alla läinud, neid teiseseid liikumisi mitte seaduslikke piiriületusi on vähem, mis on võib-olla midagi, mida meediast justkui seda pilti ei ole sellist jäänud ja mis on midagi, mida meie väga tahame rõhutada, mis näitab ikkagi seda, et kõik need pingutused, mis me teeme, on kandmas vilja ja tegelik pilt on ikkagi selline, et ebaseaduslikke piiriületusi on vähem, et see katkendlik joon seal vasakpoolsel graafikul siis seda näitab, et see põhisurve oli ju aastatel 2015-2016, siis vahepeal 2023 oli väike süke ülesminek, aga nüüd oleme jälle alla tulnud, et see on ka väga oluline tegelikult ära mainida ja näitab, et me teeme õiget asja ja liigume õiges suunas. Aga miks me siis selle rände ja varjupaiga leppe vastu oleme võtnud, kõik need pingutused, mis aastaid tehti, et seda läbi rääkida. Meil oli ikkagi ju see probleem, et need reeglid ei olnud väga selged, nad ei olnud väga ühtsed ja see leppe nüüd seda just taotleb, et need migratsiooni haldamisreeglid oleksid võimalikult selged ja võimalikult ühtsed. Ja samuti, et me siis saaksime rakendada pikaajalisi lahendusi, et see kõik oleks väga selge, mida me teeme ja ei oleks niisugust juhuslikkust, mis ikkagi praegu reeglina on olnud valitsev. Oluline on siis ka see solidaarsuspõhimõte, sest see on meil tegelikult Euroopa Liidus enamike poliitikate aluspõhimõte, et me oleme solidaarsed. See peaks meil tegelikult rakenduma nii kaitsevaldkonnas kui tegelikult kliimavaldkonnas ja ka loomulikult siis migratsiooni haldamisel, et me toetame neid riike, kus see surve on suurem ja samamoodi siis omakorda saame toetust, kui tuleb mingi teine probleem teises valdkonnas, kus meile on surve suurem. Siin ma siis mõistagi viitan kaitsevaldkonnale, et meie ju eeldame ka, et teised riigid toetavad meid ja samamoodi ilmselt siis need riigid, kus kliimasurve on suurem, kus on üleujutused, nemad siis eeldavad jällegi, et teised neid toetavad. Ja see
leppe loobki siis meile ühise süsteemi, kus on võrdselt siis 4 sammast tegelikult ongi olulised. Meil peavad olema siis turvalised välispiirid, need menetlused, mida me rakendame, on kiired, tõhusad, solidaarsussüsteem on tulemuslik ja me lõimime selle kõik siis ka rahvusvahelistesse partnerlustesse, et Joosep sellest juba natuke rääkis, et see on ka tegelikult üha olulisem. Rahvusvahelised partnerlused tegelikult üleüldiselt on väga praegu oluline teema, sest me näeme, et sellises ebastabiilses geopoliitilises olukorras tegelikult tullakse üha enam meie juurde otsima seda partnerlust. Me ilmselt ei oleks ilma selle olukorrata, mis praegu valitseb Ameerikas, kunagi suutnud nii kiiresti sõlmida selliseid suuri vabakaubandusleppeid, nagu me nüüd oleme teinud paari kuuga Mercosuri leppe, India leppe, need on ikkagi üliolulised, väga suured vabakaubandusalad, mis sellega luuakse, aga nende selliste partnerluste otsingute raames me saame ka migratsioonist nende riikidega rääkida, kellega me siis läbi räägime, et see migratsioon saab ka olla nende lepete osa. Ja see jällegi annab meile seda positsiooni oma probleemi ju ka lahendada ja loomulikult nende riikide probleeme siis samamoodi. Et Joosep siin rääkis sellest migratsioonist, aga tegelikult me loomulikult teeme seda laiemalt, et mitte siis ainult nüüd need tagasisaatmised, vaid tegelikult meie eesmärk on ikkagi seda olukorda lahendada seal juba koha peal, et pakkuda seda tööd nendele inimestele seal koha peal, seetõttu me tegutseme nii põllumajanduses kui teistes valdkondades, et seal riikides oleks koha peal nendel inimestel rakendust ja võimalik siis ennast teostada. Ja pigem siis vaatame seda migratsiooni selliselt, et mida meie sellest kasu võiksime saada, sest meil mõistagi on ju talentide puudus Euroopas, et sellest ma olen siin ka erinevatel üritustel rääkinud, kuidas meil on tegelikult ju vaja neid inimesi, aga et me saaksime siis selekteerida need parimad, et see annab ka meile selle võimaluse. Nüüd veel kord meelde tuletuseks, et see leppe koosneb sellisest 10 ehitusklotsist ja ikkagi, et me oleme selle rakendamisel kõik koos, et need nii-öelda osapooled, kes seda rakendavad, on ju rakendajad liikmesriigid, Euroopa Komisjon siin toetab, aga ka Euroopa Liidu agentuuridel ja muudel osapooltel ehk siis erinevatel huvigruppidel on väga suur roll leppe rakendamisel. Ja mis nüüd siis muutub, nagu ma ütlesin, et väga oluline on just see ühtlustatud süsteem, et see on siis oluline nii nende migrantide sõelumisel, solidaarsussüsteemist siin Joosep rääkis pikalt, see on nüüd ka siis väga selline igal aastal, eelmisel aastal me saame teada, millisena ta järgmisel aastal rakendub, see on püsiv, juriidiliselt siduv ja samuti ka paindlik, et siin saab valikuid teha, kuidas vastavalt kellegi võimed ja võimalused on. Ka vastutusreeglid muutuvad palju stabiilsemaks ja need protseduurid tõhusamaks. Eurodacist me siin täna kuuleme veel, aga see on ikkagi väga-väga suur muutus võrreldes eelmise või praeguse olukorraga, et meil on nüüd ikkagi olemas täielik andmebaas. Ja ka kriiside osas, mis enne ju meetmed puudusid või puuduvad praegu, on nüüd olemas spetsiaalne kriisiinstrument ja ka plaan, kuidas kriise hallata. Seda graafikut ma olen ka siin varem näidanud, nüüd on siia jälle mõned siis kanded juurde tulnud, et 2025. aastal oli tegelikult väga palju tegevusi, kuna ju riigid esitasid oma strateegiad komisjonile juunis ja algas siis see esimene aastane juhtimistsükkel. Komisjon omakorda võttis vastu esmakordselt selle 5-aastase Euroopa rändestrateegia ja ka aruande iga-aastase ja tegime siis selle solidaarsusreservi otsuse, mis siis nõukogu vastu võttis. Ja nüüd sellel aastal siis, nagu me kõik teame, toimubki ju 1. juulil juba selle
raamistiku või leppe ellurakendamine. Milline siis see hetkeseis on? No, nagu ma mainisin, neid raporteid või see ülevaade avaldati eelmisel aastal ja koos sellega siis rakendamise hetkeseisu raport. Raporteid me avaldame iga 6 kuu tagant. Järgmine siis juba märtsis on tulemas, et praegu ma saan rääkida nendest tulemustest, mis seal novembri raportis olid. Ja see raport on jagatudki nendeks samaks 10 ehitusklotsiks, mida ma enne näitasin. Ja praegu me võime öelda, et 22 liikmesriiki on oma strateegia koostanud, 25 liikmesriiki on esitanud ka oma rakenduskava, kõik peaaegu siis ka oma ettepaneku, kuidas seda rahastust, riiklikku lisarahastust, siis programmeerimist muuta ja mitmed riigid ka selle programmeerimise dialoogi on lõpetanud. Ja me muidugi neid jõupingutusi jätkame nende riikidega, kes siis ei ole oma ettevalmistusi veel lõpetanud, et me saaksime siis rakendamiseks valmis olla suvel. Võib-olla seda veel öelda, et Eesti ikkagi paistab väga-väga hästi välja siin, et need samad ehitusklotsid, mis seal raportis on toodud, et kõigi nende klotside juures on siis välja ka toodud need riigid, kus on midagi hästi, võib-olla ka siis need, kus on veel vaja pingutusi teha. Ma ütleks, et Eesti on praktiliselt kõigis ehitusklotsides mainitud ära positiivselt. Võib-olla ainuke koht, kus on veel seal väikseid siukseid, mitte nüüd puudujääke, aga just siis tööjõuga seda piiri haldamist, et seal seda tööjõudu juurde tuua, teagi, kuidas see õige sõna on eesti keeles, aga põhimõtteliselt jah, et siis seda piirihaldust tugevdada, et seal natuke saab veel paremini teha, aga muudes küsimustes ja siin Joosep ütles, et Eurodacis on praktiliselt mäel, siis see raport ikkagi ütleb, et täielikult mäel, et sellega korrigeeriks ära. Ja võib-olla veel siis selle solidaarsusmehhanismi puhul tahaks ka esile tuua just Eesti sellise väga hea näitena, kes ikkagi panustab, nagu Joosep näitas, siin mitmed riigid said erisuse. Eesti ikkagi on täielikult on selle mehhanismi osa, et siin ka väga tahaks Eestit tunnustada ja üldiselt meil koostöö Eestiga on väga hea ja loomulikult ka jätkub selles vaimus. Aga mida me siis näha tahtsime nendes rakenduskavades riikide puhul just, et kõik need asjad on siis vaja üle vaadata selleks, et seda lepet rakendada. Riiklik seadusandlus, et kui seal on vaja siis midagi siseriiklikus seadusandluses parandada, siis see oli vajalik ära teha. Samuti loomulikult see direktiivi ülevõtmine, vastuvõtmistingimuste direktiivi. Siis tuleks läbi vaadata kõik see koordinatsioon, et nii erinevad ministeeriumid, kuidas ministeeriumi siseselt, ministeeriumite vaheselt, kõik muud allasutused, samamoodi, kuidas see koordinatsiooni ahel siis toimib, muud administratiivsed töösuunad, kui seal on vaja, on siin kirjaviga, aga põhimõtteliselt standardprotseduurid ja protokollid, siis see sama tööjõud, et millised on need vajadused ja siis vajadusel siis värbamine, koolitus, erinevad rakenduspartnerid, et seal advokaatide ühendused ja muud siis huvigrupid. Ja muidugi siis ka erinevad taristu ja logistikavajadused ja varustus, nii siis IT kui andmesüsteemide osas. Ja nagu ma ütlesin, enamus riike on sellega ka kenasti hakkama saanud ja need kavad esitanud ja me oleme need ka heaks kiitmas. Nüüd lõpetuseks mõni sõna sellest, et kuidas me siis rahaliselt ja operatiivselt seda protsessi toetame. Nagu te teate kõik ju kindlasti Euroopa Liidu eelarve on selline koht, kust ühiseid prioriteete me saame rahastada. See eelarve on tegelikult päris pisike, 7 aasta peale, tehakse korraga 7 aastaks. Umbes 2 triljonit, natuke vähem praegusel perioodil. Tegelikult oli umbes 1 triljon, aga me laenasime finantsturgudelt raha juurde, et COVID-i järgse kriisiga toime tulla. Ja kui seda nüüd võrrelda, siis see on umbes sama suur kui Saksamaa 5 aasta riigieelarve, nii et väga-väga pisike ja see on umbes natuke üle 1%
Euroopa Liidu liikmesriikide sisemajanduse kogu tulust, et tegelikult väga väike, aga meil on niivõrd palju neid ühiseid väljakutseid, millega me tegelema peame. Ja seal on ka ajaloolised sellised kohad, kuhu me peame seda raha panema, kust on väga raske seda ära tuua ja mujale panna, põllumajandus, ühtekuuluvus. Need siis praegu umbes 60% sellest põhieelarvest koos võtavad ja ülejäänu läheb siis muudele prioriteetidele. Aga rõõm on tõdeda siiski, et me selle migratsiooni teema juurde oleme neid rahalisi ressursse suutnud natuke rohkem tuua, et meil toimus siis ka riiklike rakenduskavade vaheülevaade ja pakti rakendamiseks siis 3 miljardit sellest praegusest eelarvest juurde tuli selle erimeetme alt, mida siis liikmesriigid saavadki kasutada selleks, et seda lepet nüüd rakendada. Ja samuti siis meie asüüli ja migratsiooni ja integratsioonifondist üle 1 miljardi ja samuti siis piirihalduse ja viisa meetmest üle 0,5 miljardi. Ja loomulikult siis kaasrahastuse, kaasfinantseerimine riigieelarvest. Aga me oleme liikmesriikidele ka öelnud, et võiks siis kaaluda ka nende muude rahastusvahendite, seesama ühtekuuluvuspoliitika, kuhu ju praegu väga suur osa Euroopa Liidu eelarvest läheb, et sealt on siis võimalik ümber planeerida. Nagu me andsime ka võimaluse sealt ümber planeerida sõjalisteks või siis kaitse-eesmärkideks, et Eesti 200 miljonit sealt ümber planeeris, peamiselt siis raudteedesse minu teada. Aga sellised kahese kasutusega sõjalisel otstarbel. Ja loomulikult ei ole vähem tähtis ka operatiivne tugi, mis siis läbi erinevate agentuuride, aga ka Euroopa Komisjoni siis peamaja nii-öelda me liikmesriikidele anname, et siin siis piiriagentuur Frontex, asüüliagentuur ja ka EU lisa siis Tallinnas ja Strasbourgis seda pingutust toetavad. Aga tulemas on ju peatselt uus eelarveperiood, et mõni sõna ka sellest. See ettepanek on juba tehtud eelmisel suvel, meie hinnangul üsna uuenduslik, et 2 triljonit, et me sellest summast, mis me praegu kasutada on, kindlasti allapoole jääda ei taha, et tegelikult siis isegi natuke üles. Ja eesmärk on eelkõige siis lihtsustada, meie 52 programmi vähendada 16-ni, see oleks siis toetuse saajate jaoks lihtsam ja ka riikide jaoks hallata lihtsam. Ja väga tähtis on see, et see peaks olema tulemusele orienteeritud ja selline palju holistlikum või üldisem vaade sellele, milliseid meetmeid selle eelarve alt tehakse. Et me tahame, et iga euro, mis sealt välja makstakse, annaks tagasi palju rohkem, kui ta seda praegu teeb. Ja seetõttu oleme siis praegu, kuidas me maksame välja näiteks neid struktuurifondide rahasid, on ju see, et riik esitab arve ja siis me maksame selle arve pealt siis tagasi. Et nüüd tulevikus on eesmärk ikkagi olla pigem siis selle liikuda kokkulepitud eesmärkide järgi, et kui riikiga me lepime kokku mingi eesmärgi, see on saavutatud, mingi investeering või reform, sest reformid muutuvad üha olulisemaks, on tehtud, siis saab ka selle raha. Ja mis nüüd siis sisejulgeolekufondide puhul on väga oluline, et nad liiguvad koos põllumajandus- ja struktuurifondidega sinna riiklike ja regionaalsete partnerluskavade alla. Ja see osa tegelikult üldeelarvest natuke väheneb, aga sisejulgeolekufondide maht jällegi suureneb 3-kordseks võrreldes praegusega, et üle 30 miljardi on sealt siis raha plaanitud. See ongi see sama riiklikud ja piirkondlikud kavad, et siin on siis näha, mis teemad peavad kõik olema ühe riigi kavas kaetud. Sealhulgas siis ränne ja sisejulgeolek. Eesti osa sisejulgeolekufondides siis praeguselt 80 miljonilt 200 miljonile. Ja, et 10-kordne kasv lausa, kuna loomulikult siin, nagu ma näitasin enne seda pilti ka, et see rändesurve on palju suurem.
Ja ma saan aru, selle kavaga Eesti siin jõuliselt ka edasi on liikumas, mis jällegi, kus Eesti paistab väga positiivselt silma, sest ega teised nii kaugel veel ei ole. Ja lõpetuseks mul oli ka sellest samast strateegiast mõni sõna, mille me siis just vastu võtsime, et meil on nüüd siis selline 5-aastane programm, mille järgi me liigume, seal on 3 peaeesmärki ja 5 prioriteetset tegevust, aga see kõik on internetis üleval tegelikult ja saate sellega rahulikult tutvuda, et võib-olla ma siis siinkohal lõpetaks. No nii, aitäh, Ave. Meil on tulnud väga palju küsimusi, nii et hea ettekanne ilmselt, sest inimesed mõtlevad kaasa. Nii, hakkan neid järjest küsima, vaatame vaheldumisi saali peale ja siit neid küsimusi, mis kirjas. Kas komisjon plaanib ka edaspidi Euroopa Liidu õigustiku rakendamise ettevalmistamist nii täpselt liikmesriigi tasandil koordineerida ja suunata? Kas see on uus normaalsus? Siin on siis ilmselt viide mingile ülereguleerimisele või kui ma õigesti aru saan. Üldiselt tuleb ikkagi öelda, et kui meil on ühisturg, kui meil on ühised piirid, siis meil ikkagi mingeid ühiseid reegleid on vaja, et see just nimelt oli selle leppe eesmärk ka, nagu ma ütlesin, et selliselt väga killustatult ja kohati väga tükiliselt, et ühel riigil olid reeglid, teisel olid mingid teistsugused, kolmandal võib-olla ei olnudki midagi, et oli vaja ikkagi leida see ühine süsteem ja me leiame, nagu ma ka näitasin, siin numbrid näitavad, et see oma mõju juba on omamas, et ta ikkagi on oluline, et need reeglid oleksid ühised ja ta võib tunduda ka sellel hetkel loomulikult, kui see rakendumisprotsess käib väga, väga koormav, aga eesmärk on siiski, et edaspidi on need, kui kõik see suurtöö on tehtud, siis ta rakendub ja siis see koormus peaks ju vähemaks minema just administratiivselt. Nii, teistsugune küsimus. Kas on võimalik siduda talentide otsimise eesmärk ja põgenike vastuvõtmine? Kas sõelumine toimub ka põgenike hulgast? Kindlasti on seda võimalik teha. Ja nagu ma rääkisin nendest partnerlustest ka, et see on ju just see, mida me teeme siis kolmandates riikides, et leida neid inimesi, keda meil on vaja. Meil on ka selline, tegelikult see käib nüüd natuke teise poliitika alla, et tööjõu valdkonnas on meil siis selline talentide pool on siis kogum eesti keeles, kuhu me siis proovime kuidagi koondada neid inimesi, neid erialasid just, keda meil vaja on. Et siin võib-olla tulemustest on natuke vara rääkida, aga see on kindlasti eesmärk ja selle poole me püüdleme. Kas Eesti on muutunud sisserändajate transiitriigist sihtriigiks? Mina võib-olla ei ole õige inimene sellele küsimuse vastama. Joosep äkki oskab paremini seda kommenteerida. No korraks siis, Joosep on juba valmis siin kõnepulti tulema, nii et... Ütlen lihtsalt nii palju ära, et kui me rääkisime siin ukrainlastest, siis kindlasti on Eesti sihtriik, mitte transiitriik, aga teiste rändajate osas pigem oleme me stabiilselt olnud, et vaadates seda numbrit, see liiga suur ei ole, kes siia tulevad ja siia jääda kavatsevad. Aga Eesti elujärg paraneb ja kindlasti me järjest rohkem oleme atraktiivsed ka sihtriigina. Nii vastakski praegu. Nii, loodan, et ammendas. Miks otsustas Eesti, see on küll jälle Eesti küsimus, võib-olla siin on vabandust Avega. Miks otsustas Eesti panustada solidaarsuspõhimõttesse rahaliselt, mitte ümberpaigutamisega? See on väga selgelt poliitiline otsus. See oli meie poliitikute otsus. Ma ei saa öelda, et ma oleks teistsuguse ettepaneku, ma saan öelda, et ma tegin pisut teistsuguse ettepaneku, aga otsus oli selline. Et see oli poliitiline otsus ja nii on ja mulle tundub, et see jääb nii ka pikaks ajaks, et me ilmselt väga ei ole valmis võtma täna vastu. Me räägime 2 variandist, üks on ümberpaigutamine, teine on ümber asustamine. Mõlemate osas me oleme otsustanud, et me füüsiliselt ei ole valmis võtma vastu inimesi siia. No nii, vahepeal kiire küsimus, kas saalist on ka küsimusi? Nii, siia. Mikrofon kohe tuleb. Ei kuule. Väga hästi. Aitäh esitluse eest. Küsimus natuke teisest saanrist seoses Eurodaciga, et teatavasti Eurodac erinevates formaatides on kõlama jäänud kui rändepakti selgroog, mille ümber siis kõik toimuma hakkab.
ja teatavasti EU-LISA teeb väga tugevat ja head tööd, et kesksüsteemid oma arendustega valmis jõuaks. Küll aga on signaale, et mõni liikmesriik ei pruugi õigeks ajaks valmis saada. See ei ole Eesti, lihtsalt kommentaariks. Minu küsimus nüüd, kas ja kuidas see, kui kas või üks liikmesriik Eurodac Recast arendustega valmis ei saa, võiks mõjutada kogu rändepakti rakendumist 12. juunil? Aitäh! No kindlasti selles mõttes ta mõjutab, et eks ikkagi alati on parem, kui kõik on valmis ja tegelikult me selles raportis ka novembris siin välja toome ju päris palju riike olid siis novembris veel sellised, kes ei olnud testimisega alustanud. Et kui ma neid siin kokku loen, neid on umbes 10, võib-olla isegi rohkem. Ma ei oska tegelikult öelda, mis see olukord praegu on, sest et me siin Tallinnas otseselt seda ei jälgi ja järgmine raport tuleb märtsis, et siis saab näha, kui palju neid riike on, aga loomulikult komisjoni poolt see tugi on nendele riikidele, et ikkagi püüda nüüd kiiresti see asi rakendada. Praktilise poole pealt võib-olla Joosep jälle oskab paremini öelda, mis siis saab, kui osad ei rakenda. Aus vastus on täna see, et keegi ei taha seda ette kujutada hetkel. Sellistest strateegilist tasandi töörühmadest ei ole hetkel seda stsenaariumi arutatud, mis siis saab, kui keegi ei saa valmis. Praegu pigem on kõik panustanud sellele, et peab saama valmis, kas või selle minimaalse, sellepärast ju tehti ka seal väikseid järeleandmisi selles algses plaanis on. Et minimaalne võimekus siis vastu panna oma süsteemi ja sisuliselt on võimalik ka täna Eurodaci vaates kasutada seda kesksüsteemi nii-öelda otse, et see riikide puhul on ka teoreetiliselt võimalik on ja see mõte oligi see, et seal on kaks võimalust. Üks on see, et kas sul on siis integreeritud sinu süsteem selle Eurodaci külge või sa siis lihtsalt sisuliselt kasutad seda keskset süsteemi otse. Ja minu arusaamist mööda tuleb täna ju ka EU-LISA inimene siia rääkima, et tema käest võiks korra selle üle küsida veel, aga see pisut tehniline pool. Minu arusaamine on täna, et see sellepärast nii loodigi, et ei tekiks sama olukorda, nagu meil on tekkinud teiste üle-euroopaliste infosüsteemidega. Et see keskne süsteem on selline, mida saab kasutada ka ilma oluliste arendusteta siis liikmesriigi poolt, et vähemalt mingisugusel viisil on. See on see minu arusaamine täna sellest olukorda. No nii, kuulajaskonna soovil on peaaegu paneel siia moodustunud, aga kuna meil on aeg väga juba otsas, siis ma saadaksin teid istuma ja äkki, kui ma näen, et nii Joosepi kui Ave valdkonda on väga palju küsimusi, et äkki te veel püsite kohvi ajal siin ja võib-olla mõni saab teil nööbist kinni haarata, et küsida täpsemalt.